läbi, nii et viskame selle. Mina otsustasin, et aitab sellest, ma alustan 1. jaanuaril jamast ja ma alustan kohe jälle uute videotega. Kuna on ikkagi pühade aeg, siis mis oleks parem, kui esiteks ma näitan teile oma jõulukinke ja siis vaatame üle minu selle aasta lemmikud. Nii et alustame jõulukinkidest. Sa tead, et sa oled saanud täiskasvanuks. Kui sa küsid vanematelt jõuludeks selliseid asju nagu voodipesu. Me mõtlesime Keviniga, et meil on vaja juurde kvaliteetset head voodipesu. Ehk siis siin on 2 sellist satiinist padjapüüri, sellised üsna neutraalset värvi Hüge Home. 100% puuvilla satiin, nii et väga hea. Ja täpselt samad värvi ja samad materjali on ka voodilina. Ja saate aru, ma filmin seda 11:30 päeval ja väljas ei ole valgeks läinud. See on nagu ringlatiga kõige valgem, mis ma sain. Ja see lihtsalt nii väsitab, see pimedus nii väsitab. Ma tahaks lihtsalt korragi päevas saada valgust. Aga liigume edasi. Siis lisaks veel selline väike komplektike. Siin on siis 2 padjapüüri ja voodi see tekikott tähendab. Mulle meeldib, et see on nagu tegelikult üsna neutraalne. Et nagu värvide poolest see on ilus neutraalne, aga samas see muster. Ma arvan, et ta annab päris palju nagu juurde. Et ei ole selline basic, you know, basic. See on nii mõnusast materjalist, ma arvan, et Kevin on ka väga rahul sellega. Siis, ma näitan siis kohe need koduasjad nii-öelda ära. Kevin enda vanematelt küsis meile panni, uue panni. Ma tunnen ennast sellega veits nagu see Rapuntsel, kui ta kaitses ennast seal tornis. Teate seda ütlust, et ela ilma sõnnega, teksa poisse panniga. Meie eelmine pann oli täielikult otsad andnud. Liigume võib-olla selliste natukene naiselikemate asjade juurde siis. Esiteks selline Body Shopi mango kehavõi ja see lõhnab nii ebareaalselt hästi. Seda ma olen juba korra kasutanud ka. Ja see on üsna selline paks kreem. Kehakreemi mul kusjuures ei olnudki. Ja ma ei ole väga seni kasutanud ka. Selline C-vitamiini seerum, seda ma veel kasutanud ei ole, aga kuna ma ise väga seerumeid ei osta, siis ma olen väga elevil, et seda ka kasutada kohe, kui mul saab minu eelmine otsa. Ja minu eelmist ma näitan oma selle aasta lemmikutes. Ja siis selline kanepi kätekreem ja mul on see, et talvel mul lähevad vahepeal ülikuivaks käed ja lisaks mul lähevad kuivaks ka küünarnukid ja ma vaatasin, et see on selline ülipaks kreem. See on nagu käsi veriseb, aga tõesti nagu väga paks kreem, mis ma arvan on selles mõttes hea, et kui sul ongi hästi kuivad käed, siis paks kreem on kõige püksid. Ma just võtsin nad kapist puhtana. Mis? Hõõrume. Siis muidugi jõuludel ei saa ikkagi üle ega ümber kommidest, nii et pakk martsipani komme. Mina ütleks nüüd, et kõige huvitavam asi, mis ma sain, mida ma ei osanud oodata, on selline massaažividin. Põhimõtteliselt ma näitan teile, kuidas see töötab. See on selline nagu vöölaadne. Seda saab kasutada ainult siis, kui ots on stepslis. Siin saab panna tööle veel sellise nagu valgustuse. Te vist nägite, see läks natuke valgemaks. See on mingi, ma ei tea, mingi punane valgus on, ma ei mäleta, mis selle nimi on. Ja siis saab kiirust reguleerida. Ja sa paned selle omale niimoodi sellele kohale, kus sa tahad. Peamiselt on siis see mõeldud õlgadele. Sa võid käed siia sisse. Ja siis ta masseerib. Ja teate, ta masseerib väga tugevalt. Ma ei oleks oodanud, sest et tavaliselt meeldan, et sellised asjad nagu nad lihtsalt silitavad sind, aga see nagu ei ole nagu kõvasti sa tõmbad ka seda. See võib olla lausa valus. Aga see on üllatavalt mõnus. Firma Beurer, kui keegi hakkas huvi tundma. Peaaegu, et kõige tähtsam kink, mida Kevin mulle kinkis. Need on suusariided, ma panen need selga ja siis näitan. Tada! Esiteks suusapüksid, Eesti firma Momo, siis soojapesusärk, ülimõnus, sossu ja see on kuidagi nii naiselik. Ja siis selline nunnu suusamütsikene. Väikse tutikesega. Nüüd on ainult üks asi puudu ja see on lumi. Palun tule maha. Ma sain tegelikult ka ühe Ragne Värgi kokaraamatu. Aga ma reaalselt ei leidnud seda üles. Ma ei tea, kas ma olen selle äkki enda vanemate juurde jätnud või Kevini vanemate juurde jätnud.
enne, kui me lähme edasi minu 2024 lemmikute juurde, siis pange kindlasti subscribe, like, ma ei tea, kommenteerige alla, mis teie jõuludeks saite. Ja kommenteerige alla, mis teie jõuludeks saite, siis saame vaadata, mida meie ja teie saime. Võid korra video pausile panna ja minna jälgida mind Instagramis ka. Või siis vaata video lõpuni ja jälgi. Aga lähme 2024 lemmikute juurde. Nii et kuna mul on parasjagu kõht tühi, siis kõigepealt ma näitagi teile enda ühte lemmiksnäkki. Seda on ülilihtne teha, võtta kauss, Kreeka jogurt, minu lemmik on see, laktoosivaba. Sellega on hea, kusjuures veits rohkem valku ka sisse saada, sest 100 grammis Kreeka jogurtis selles vähemalt on 10 grammi valku. Siis võtta mingi moos enda valikul. Mina kasutan ämma antud mustsõstramoosi. Mulle viimasel ajal hullult hakanud meeldima mustsõstramoos. Paned seda, näiteks 2 lusikat või palju iganes sa tahad. Suhkrut ega mett ei ole vaja lisada, sellepärast et moos on niigi magus ja see teeb selle maitsestamata jogurti magusaks. Segad ära ja siis siia peale panen ma ise enda tehtud müslit. Ma nüüd viimasel ajal ei ole üldse müslit poest ostnud, ma teen seda ise. Seda on ülilihtne teha, ma äkki mõnes videos näitan teile enda retsepti. Appi. Pluss ise tehtud müsli on selles mõttes tervislikum, et sa tead, mis siia sisse läheb, sa tead, palju suhkrut läheb. Valmis ta ongi ja te ei kujuta ette, kui hea see on. Aga lihtsalt fun fact, minu teine lemmiksnäkk sellel aastal on see tofubaar. Vahepeal ma sõin neid absoluutselt iga päev. Liigume lemmikasjadega edasi. Ma arvan, et võtame ette paar meigitoodet. Esiteks, üks minu lemmik meigitoode, mille ma avastasin tegelikult alles aasta lõpus, on selline lipstein ja selle põhimõtteliselt, mul on see siin ka peal. Sa paned selle huultele, lased natuke aega seista ja siis pühid maha ja siis see nagu nii-öelda määrib su huuled ära selle värviga. See värv jääb muidugi õrnem, kui siit tundub. Ja minu arust see on just nendele ülihea, kes limpsivad oma huulepulga kogu aeg maha, sellepärast et minul on see probleem, kui ma panen huulepulka või huuleläiget, see on 15 minutiga maas, aga see püsib nagu tunde. Järgmiseks, minu lemmik ripsmeduš, selline Idun Minerals ripsmeduš, see on mul siin tegelikult, ma ei tea, kui hästi te näete, aga see on mul hetkel peal ka. Mul on peal 2 kihti ja need teevad ripsmed ülipikaks ja need ei jäta nagu tükiliseks neid. Seda saab apteekidest minu teada, Apotheka Beautyst, sealt ma tellisin selle. Lemmik näohooldustooted. Esiteks, see Eutserini seerum, hyaluroonfiller. See on selline kuidagi kerge ja niisutav ja tekitab nagu värsket tunnet näole ja see mulle väga meeldib. Kuigi ma ei ole ka nagu hullult palju kasutanud seerumid. Aga jah, see on minu selle aasta lemmik. Aga minu absoluutne selle aasta lemmik näohooldustoode, see Löwengripi näokreem. Sellepärast, et eriti kui on sellised külmad ja kuivad ilmad, kui mul mõnikord näiteks siit hakkab nahk hakkab ketendama, sest see on lihtsalt nii kuiv. See on selline tõesti nagu hästi paks kreem. Ja ma panen ka seda siis, kui ma lähen näiteks välja suusatama või sügisel jooksma, sest et see nagu kaitseb üldiselt ka selle külma õhu ja tuule käest, nii et tõesti. Kui teil on väga-väga kuiv nahk näiteks talvel või üldse kas või lihtsalt ajutiselt on vaja midagi, mis niisutaks, siis tõesti, see on elupäästja. See on küll kallis, peaaegu 40 eurot vist, aga see on ülikaua kestnud mul. See üks potsik on mul põhimõtteliselt kogu aasta kestnud, kuigi suvel ma seda nii palju kasutanud, aga ikkagi. Minu lemmik selline self-care tegevus sellel aastal oli maniküüris käimine. Esimest korda lasin ma panna omale keelküüned ja see nüüd on mul teine set, mis ma lasin jõuludeks teha. Ja mul on lihtsalt see, et minu enda loomulikud küüned on nii kuidagi koledad ja ma absoluutselt ei viitsi nendest hoolitseda, nii et ma mõtlesin, et okei, ma lihtsalt käin nagu kord 3 nädala tagant professionaali juures, maksan raha ja ma saan nagu 3 nädalat hoolet olla, nii et need on ilusad. Ja see annab minu arust välimusele selles mõttes nii palju juurde, et sa lihtsalt tunned, et sa oled igapäevaselt rohkem viimistletud. Ja teine self-care asi, mida ma armastan juba paar aastat ja sellel aastal ka on massaažis käimine. Ma käin peaaegu iga kuu korra massaažis, seljamassaaži tegemisest ja see on nii mõnus, ülimega soovitan. Üks asi, mida ma veel sellel aastal avastasin, olid lõhnad ja ma ostsin omal aasta lõpus ühe lõhna, nii et minu selle aasta lemmiklõhn
on see Gucci Gorgeous Orchid lõhn. See on selline natuke vanilline ja lilleline, see on selline ülivärske, natukene magus ja see põhinoot ongi vaniljanoot ja lihtsalt Kevinile ka meeldis see ja mu emale meeldis see, nii et ma arvan, et see on nagu roheline lipp, et paljudele meeldib see. Ja see pudel on nii ilus nunnu. Minu selle aasta lemmikraamat on Lõpeta muretsemine ja hakka elama. Just viimased paar aastat olen ma rohkem lugenud nagu selliseid nii-öelda kasulikke raamatuid, mitte nagu fantaasiaraamatuid, juturaamatuid, mis iganes, kuidas neid nimetatakse täpsemalt. Ja see on siis selline nagu stressi ja ärevusega toime tulemiseks. Samas siin on nagu teaduslik põhi, aga seda on huvitav ja kerge lugeda. Seda ei ole absoluutselt raske lugeda. Siin on väga kasulikud nipid, nii et seda ma tõesti väga soovitan. Minu lemmik jook sellel aastal ma olen täiesti obsessed olnud värskaga. See on eriti üllatav sellepärast, et kunagi ma vihkasin soolast vett, värskat, kõike vitautas, mis iganes, borjomi, kõik. Ma mõtlesin, kuidas inimesed suudavad juua seda. See on nagu rõve soolane. Aga siis ühel hetkel ma hakkasin seda nagu rohkem jooma ja see pole nüüd minu jaoks absoluutselt soolane. Nagu ma ei tunne absoluutselt mingit soolamaitset ja ma kuidagi tunnen, et see nagu hüdreerib mind rohkem. Ma ei tea, kas see on loogiline ja nüüd ma olen põhimõtteliselt iga päev joon 1,5 liitrise pudeli ja see on probleem, sellepärast, et mul läheb nii palju raha värska peale. Siis ma tooks välja ühe sellise aunimetuse selles lemmikute listis. Ja see on selline üldine lemmikust, mida ma hullult armastan. See on selline pusa või kampsun. Ja see on nii nunnu ja nii ilus minu arust. See on nii minulik kuidagi. Ma olen päris palju komplimente ka saanud sellega. Selle ma ostsin About You'st ja see on Ivory Daily selline firma. Minu selle aasta lemmikfilm oli Näljamängude uus osa ja ma ei ole näinud varasemaid Näljamängude filme, nii et ma mõtlesin, kas ma üldse lähen seda vaatama, aga ma läksin ja see oli nii hea. See sisu oli hea, tempo oli hea, näitlejad olid head ja ma kuulasin seda filmi playlisti soundtracki hiljem nagu kuu aega, sest need laulud seal olid ka nagu nii head. Minu selle aasta lemmik sari, ma ikkagi paneks Bridgerton, ma armastan Bridgertoni, minu jaoks see on kuidagi nii mõnus vaatamine. Eriti kui sulle meeldivad sellised ajaloo taustaga. Okei, seal on see ajalugu nagu täiesti mööda, ma arvan, aga ikkagi see on väga mõnus sari. Kui te ei ole veel vaadanud, siis vaadake, kui te olete vaadanud, siis teile ilmselt ka meeldib see. Aga ma arvan, et siin ma hetkel tõmbangi otsad kokku. Ma loodan, et teile meeldis see video, nagu ikka pange like, subscribe, minge jälgige mind Instagramis. Kindlasti näeme juba järgmisel aastal, mis on kohe-kohe, kui mitte, et juba ongi, kui ma selle üles laen. Nii et, tšau!